Eesti Vähihaigete Lastevanemate Liit on loodud aastal 1994. Nii et seega juba päris väärikas vanuses liit mõnes mõttes, aga vahepeal olnud varjusurmas ja taas elule puhutud nüüdseks kuskil 5-6 aastat tagasi. Et vahepeal oli see liit varjusurmas ja loodud on ta selle eesmärgiga, et aidata vähihaiged lapsi mõistagi, aga ka eelkõige nende vanemaid. Sest et sellises olukorras, kui su lapsele avastatakse kasvajalik haigus, siis sellega toime tulla on erakordselt keeruline, eriti siis vaimses mõttes. Püsti jääda on väga raske. Ja meie liit siis katsub üksteist toetada just psühholoogiliselt ja vaimselt, kui midagi säärast on juhtunud. Meie oleme ka palganud haiglasse, see on tähendab siis Tallinna lastehaiglas tugiisiku, kes tegeleb igapäevaselt nende lapsevanematega, kes siis haiglas on parajasti oma lapsega. Ja mis puudutab rahalist poolt, siis ilmselt on teile kõigile tuntud ja teada selline üritus nagu pardiralli, mis siis korraldatakse sel aastal jälle 10. juunil Kadrioru pargis. Olete kõik teretulnud osa võtma. See rahalise poolega on siis nii, et meie liit kogub raha annetustena selle pardiralli läbi, siis reeglina päris suuri annetusi saame, aga saame ka aastaringselt erinevatelt inimestelt ja firmadelt ja eraisikutelt annetusi. Ja see raha, nii nagu ka teie raha, millest me oleme väga tänulikud, võib minna siis erinevatesse valdkondadesse, ehk siis, mitte valdkondadesse, see kõik läheb vähihaigete laste heaks. See võib minna selle jaoks, et mõni pere vajab ravi kuskil välismaal. Olgu ta siis Saksamaa, Rootsi, USA, Holland, neid variante on erinevaid olenevalt sellest siis kasvaja haigusest endast. Ja siis on tarvis nendele perele katta sõidukulud, majutuskulud, vahetevahel ka ravikulud. Ja kõige suurem osa rahast, mis me oleme saanud, läheb paraku laste ravimite ostmiseks, mida ma olen ka varasemalt igasugustes intervjuudes öelnud, on see, et haigekassa teatud ravimeid ei kompenseeri. Mis põhjused seal on, see on eraldi pikk teema. Ja siis tihtipeale loomulikult pöördutakse meie poole ja me oleme alati, kui vähegi võimalik on, oleme aidanud rahaliselt ja siiamaani on olnud võimalik. Need summad on koletult suured. Miks nad täpselt nii suured on? Ma ei tea, ühe ravimi hind võib olla näiteks 20 000 eurot. Seega kahjuks meie liit vajab annetusi pidevalt, sest seda raha läheb ikka ja jälle pidevalt, millest on muidugi kurb, aga rõõmsaks teeb meele see, et on sellised inimesed nagu teie Rakvere Ametikoolist, kes korraldavad selliseid kampaaniaid ja otsustavad meid aidata, nii et see on teist väga ilus ja me oleme väga tänulikud.